tere! Ja nüüd ongi meil jäänud 3 viimast päikesemärki 2026 aasta lugemiseks siis minu poolt. Teen seda sellel aastal täiesti erilisel viisil, sellisel viisil, mida ma pole kunagi ise teinud ja mitte keegi teine pole teinud. Nii et see on natukene eriline. Kes meil siis järgi on jäänud? Meil on siin vähk, meil on jäär ja meil on ambur. Ja ma natuke tunnetasin, kes see võiks olla järgmine. Ma välistan siin jäära. Ma panen ta siia punti, aga ma välistan ta. Ja ma teen seda sellisel moel, et ma teen seda niimoodi nagu segan niimoodi ja see, mis välja kukub, see siis on. Kuid lisan ka laulud, nagu ikka lisan ka laulud siia, kuidagi valgust läheb. Lisan ka laulud siia alla. Siin on keegi, kes on rahumeelne warrior. Siin on keegi, sümptom ongi spirituaalne ärkamine, aga siin on selline spirituaalne ärkamine, et see on väga-väga nagu puhas sisetöö olnud, pehme ärkamine, aga nagu võimsa puhastustööga. Siin on inimene, kes on hästi puhas, ilus, väga ilus hing ja rahumeelne warrior. Ta tahab head, ta on kõrgemate sfääride usku. Ta on väga rahumeelne ja kui tema midagi taotleb, siis see taotlus on otsene manifesteering. Ja kui tema midagi nagu vanast lahti laseb, on see nagu otsene, direct ja võimas ja kohene puhastustöö nagu torusiil lihtsalt. Ja nii ta läheb edasi, et ta on väga inspireeriv inimene ka minule. Inspireeriv just ka oma kannatlikkuse osas, ta teeb kõike omadel tingimustel, omas rütmis, omal viisil ja ta tahab teha seda puhtast kohast. Et väga-väga ilus hing on siin. Ja ta hoolib naistest, ta hoolib lastest, ta hoolib maailmast toimuvast, ta hoolib iseendast. Teda ei ole võimalik väga mõjutada, ta on väga suur rahu ise. Vähemalt 2026 aastal, eks. See energeetika praegu tuleb läbi, kui ma võtan seda fookuseks siin. Ja ta on magic ja ta on manifestor ja ma näen, et see spirituaalne ärkamine tal on olnud see, et siis ma näen, et ta on juba seal protsessis juba 2025 aasta lõpus. Aga ta on justkui nagu leinaprotsessi läbimas ja kui ta otsustab, ta võib kerida ja tiksuda seal leinaprotsessis, aga kui ta otsustab nagu edasi liikuda, siis see edasiliikumine on järsk, enne tuleb puhastus, energeetiline, füüsiline, kõik korraga nagu. Hästi järsult, sest tema taotlus või tema otsus tuleb puhtast kohast, loodusega koostööst ja see kohe joondab teda. Väga võimas hing. Ja niimoodi ta läbib leinaprotsessi, et kui ta omadel tingimustel, omas tempos, et kui ta on otsustanud, siis nagu minek. Puhastus ja minek lihtsalt, et ta nagu väga konkreetne, selge, puhas, kuigi ta võib-olla varem tiksus kuskil kohas, mugavustsoonis või mingis selles, et siin on nagu selline hing. Ja ma julgen arvata, sümptom ongi siis leinaprotsessi läbimine läbi spirituaalse ärkamise, läbi sisetöö, integratsioonitöö, läbi puhastustöö, uus algus. Siin on keegi see. Ja ta on warrior, ta on valgustöötaja, mis valgustöötaja, täiesti läbinisti valgustöötaja. Ja tal on süda õige koha peal ja ta suunab oma energia alati läbimõeldult. Ta ei ole lihtsalt virvarr, ta loob rahu. Ta ei loo kaost, ta loob rahu ja selgust. Kes see võiks olla? Mina isiklikult ma kahtlesin, kas see on ambur või see on vähk.
ma julgen arvata suure tõenäosusega, et see on vähk, sest see on veeelement, hooliv, see on väga vähilik, kaarik läheb ka edasi, eks ju, väga võimsalt, noh, siin on nii vähielemendid või siis keegi, kellel on väga suur vähidünaamikaga. Ma arvan, et väga suure tõenäosusega see võib olla siis vähk. 2026 aastal ja vaata, see ongi see, et vähid on ju tarokaardides kaarikud, algabki hobuse aasta, tal justkui nagu mingi ring sai täis ja üleöö lihtsalt pauhti otsus tehtud, on mingi integratsioonitöö alt pauhti otsus tehtud ja edasi. Et see on selline otsus vähid. Vaatame, kas on siis vähid. Kukub, kes kukub? Ma ütlen stopp ja see, mis peale jääb, see on stopp. Ai, tuleb hoopiski hambur. Ja hamburid on ka tasakaalus. Selles mõttes, et vähkidel ja hamburitel on üks sarnane sarnasus. Ma ütlesin, ma kahtlen kahe vahel. Neil on sarnasus selles osas, et tarokaartides on hamburid tasakaalu märk. Väga määrav aasta on hamburitele. Vaata, neil on ka, et noolega, et nad on väga täpsed, kui nad lasevad noole lendu, manifesteerimine, et võib-olla varem on tõmmanud, kogunud ja piuh läheb. Ja tuleb maailma avastaja. Hamburid on maailma avastajad. Hambur tuli. Ei tulnud vähk, et ma arvasin, et vähk, siis kaarik läheb edasi. Aga vaatame, sul võib olla vähimõjutus ehk siis tasakaalupunktist sa lähed edasi. Miks ma valisin ka vähi on sellepärast, et ta on veeelement, aga hambur on tuleelement. Siiski hambur on 2026 aastal mitte kõrvetav tuleelement, vaid pehmem kindlasti. Kaitsev, pehmem, rahumeelsem, aga loov ja teadlik ja konkreetne ja selge. Oma noolega ta paneb täpselt sihtkohta ja ta liigub sinna suunda. Et see on nagu natukene võib-olla vähilik dünaamika siin selline, et ta läheb liikumisse. Ta on olnud leinaprotsessis ja ta läheb nagu teatud mõttes liikumisse ja läbimõeldud plaani järgi. Ja see on tore. Ja ta on väga seikluslik ja liikuv 2026 aastal, aga ta on rahumeelne warrior, rahumeelne valgustöötaja. Ta loob rahu, mitte kaost. See on väga, ta on ilus hing. Ta on väga ilus hing. Vaata kindlasti ka neid lugusid, mis mul seal selle lingi all infos on. Armsad hamburid. Siin. Armsad hamburid, hakkame vaatama teid. Aastal 2026 aasta hamburitele kuude kaupa. Te ületate ennast mingis osas, aga tähendab, see on midagi, mida te oskate hästi, see on teie tugevus, aga lihtsalt te olete väga kaua olnud kuskil kinni ja see muutub, mis on tore.
hamburid alustavad, jaanuar on selline surrender, giving in, neil on, nagu ma ütlesingi, et nad laskuvad usaldusse, andestusse, alistumisse. Nad teevad koostööd loodusega ja nad lepivad sellega, et agree to disagree. Ehk siis niisugune nagu leppimine sellega, et inimesed on erinevad. Ja see on okei, et niisugune vaherahu on jaanuaris. Veebruaris hambur astub enda elemendi energiasse ehk tule elemendi energia, kas tema ise või keegi, ta kohtab kedagi tule elemendis. On enesekindel, visionäär ja siin tuleb läbi aasta vältel, et hambur astub manifesteerimise energiasse. Ta on seksikas, energeetiline, loominguline, väga julge ja ta ongi nagu õpetaja rollis või näitleja või artist või keegi esinevad, nagu ta särab veebruaris. On külgetõmbev, magneetiline, särav omas elemendis. Või siis ta kohtab kedagi, aga ma praegu tajun, et see on actually tema ise. Märtsis ta sulgub natukene, ta on küll väga omas väes, ta on täitsa omas väes kogu aasta jooksul, kuid ta sulgub natukene, vajab enda ette aega. Võib-olla kerge kangekaelsus tuleb esile ja on vaja seada oma piire. Sest kui sa oled väga särav, siis kõik justkui nagu on sinu ümber ja tahavad midagi või et palju suhtlemist, siis sa vajad nagu natukene puhkust pärast seda. Ja see on okei. Sa oled väga võimas ja uhke välja, aga lihtsalt sa sulged midagi oma piire rohkem. Puhkad, oled endamisi, naudid ennast ja kogud ennast millekski. Sest järgmine kuu ehk aprillikuus sa lood midagi konkreetset. Sa püüad manifesteerida midagi ja sa oled kahe vahel, kas vabadus või lein. Siin ongi leinaprotsessi tugev veel viimased etapid sulguvad ja sa lähed edasi. Võtad oma väe nii-öelda tagasi ja kaarik tahab edasi liikuda. Sa saad aru, et sul on vaja edasi liikuda. Ja järgmine kuu, maikuu ongi, sa justkui oled nagu kahe vahel. Oled seikluslik, mõtled, kuidas järgmisena, 50-50. Nagu oled see, ja sa nagu lood strateegiat, sa oled natukene keisri energias selles osas, et sa lood strateegiat, aga sa lood seda rahumeelselt. Ehk siis mitte teisi kahjustavalt, vastupidi, et kuidagi masterplan, sul on mingi masterplan, mida sa tahad luua. Ja see on grand, see on suur, see on taktikaline, see on ilus, see on ettenägelik ja see on võidukas. Kuna sa oled väga endasse tõmbunud, siis võib juhtuda niimoodi, et juulikuus võib tekkida kas break-up, südamevalu või vana valu puhastus veel. See leinaprotsess võib olla ka, et mingi break-up on olnud varasemalt. Et see on ka siin, mis võib olla. Aga igastahes juulikuus näitab, et võib kas mingi suhe lahku minna või vana valu veel meelde tulla. Ja veel protsessid seda kurbust, oled veel teatud mõttes leinaprotsessis. Vaata, kuidas ma ütlesin selle sümptomi ja see tegelikult tuleb siit kenasti läbi ka. Et sul on nagu mingi valu ja... Oota, mu küsimus, ma tahan küsida isegi, et kelle valu sa kannad? Kelle mustrit ja valu sa tegelikult kannad? Et järgmine kuu tulebki tegelikult fööniks.
sa tõused tuhast, jah, sa lased lahti milleski ja ma tahan sulle öelda seda, et kui sa lased milleski lahti suvel, siis tea seda, et see astugi oma teekonnale. Ma näen seda tegelikult tambur tahabki teha. Ta justkui nagu on korranud ebateadlikult kellegi teise mustrit, kas oma vanemate või vanavanemate. Tähtis ongi olla sõltumatu ja seda tegelikult tambur eimib oma noolega, oma vibuga. Ja ta tegelikult leiab oma väe vägagi leiab oma väe. Ja lahkumineku osas ongi, et agree to disagree ehk ära mine tüliga lahku, vaid mõista seda, et olete erinevad ja sõbralik lahkuminek, et erisuste tõttu niimoodi see on okei, ilma tülita. Et see on parim. Nii siin ma ütlesin valgustööta, siin on mingi valgusjütt tuleb ka, et ja see taassünd tuleb augustikuus. Ma ütlesin leinaprotsess ja ülesärkamine või see spirituaalne ärkamine ja tegelikult augustis seda ka on võimsalt tuleb. Et lõpud on lihtsalt uued algused, sa leiad mingi oma väepunkti, et väga proud. Aga sa kipud vahel minema nagu, kui sa lased vana lahti, sa oled selline hästi kiindunud, sa kipud ikkagi olema mõtlik ja nagu saad aru, et sa oled olnud ka natukene ohver varem. Et sa ei ole olnud vastutustundlik või sõltumatu. Et selline, sa mõistad, et sa oled olnud kaassõltuvussuhtes ja korranud siis jah, nagu ma ütlesingi, kellegi mustreid, kas siis ema või vanavanemate või ema-isa mõlema suguvõsa poolset mustrit. Et sul on vaja sellest lahti lasta, see ei toeta sind absoluutselt ja sa tead, et läbi korduv mustrite sa on juba kordunud ja see ei ole toetanud, et sa tead seda. Jaa, sul läheb üleöö selles mõttes, et sa teed väga selgeid otsuseid, nagu ma ennem tegelikult ütlesin, mingi puhastustöö on väga konkreetne ja selge. Kui sa midagi otsustad, siis see on nagu läheb lõpuni, siis see lööb kohe korra majja või puhtuse majja. Et kui on otsus tehtud, ja hästi palju oled keisrienergias ja hästi palju on ka number 9-aid, et sa oled lõpetamas mingeid ringe veel 2026 aastal ka. Aga uue ees sul on ikkagi teatud mõttes ka mingid hirmud. Ikka on, kui tundmatu on, et siis oi, kui palju neid valgusjutte tuleb, aga sa oled väga kaitstud, seda ju tead, eks ju, et sa tead ju, et sa oled väga kaitstud kõrgemat poolt, et see on nagu väga-väga selge. Mu enne kanaldus pluss siin ka näitab. Et oled upset, aga sul on vaja ja uue ees, tundmatuse eest natukene on mingid hirmud, nagu ikka inimestel on. Aga järgmine kuu, jälle detsembrikuus sa hakkad kas trenni tegema või oled ikkagi determined, oled ikkagi täiesti, võtad ennast kokku, saad aru, et see on täiesti jama, see ei vii sind kuhugi, selline muretsemine ja hirmud ja hakkad kas trenni tegema või jälle manifesteerima midagi distsiplineeritult ehk looma midagi distsiplineeritult. Nagu lähed sellisele jälle meisterlikkuse tasandile. Ma näen, et sa saad oma elu meistriks 2026 väga tublisti. Ületad ennast nagu mitmel korral. Ja see, et sa oled nagu suhtest, kasvad välja milleski kaassõltuvussuhtes, see ainult toob sulle, annab sulle elujõud, saad kontakti oma sisemise väega. Ja see on sinu võit nagu täiesti. See on sinu ärkamine, see on sinu uus tulemine. Ja õigel ajal, kui aeg küps, tuleb uus suhe, mis on juba uue dünaamikaga. Nii, vaatan selle. Ja üldiselt nagu ära unusta ka sõprust ja network ja inimestega suhtlemine. Et samamoodi paralleelselt, aga sa oled väga endale fokusseeritud. Vaatamegi siis järgnevalt
kuidas on sul suhted erinevate päikesemärkidega 2026 aastal? Kuidas sul on? Kuidas hambur näeb jäärasid? Kuidas hambur näeb jäärasid? Kuidas hambur näeb 2026 aastal jäärasid? Hambur näeb, et jäärad soovivad neile anda. Ja jäärad on oma töös pühendunud suhtlusele. Aga jäärad on nendega pehmed, nostalgiliselt, tahavad neile kinkida, tahavad neid hoida, tahavad nendega sõprust, tasakaalu hoida. Justkui nad näevad, et jäärad tunnevad nendest suuremana ja sellepärast nad tahavad hoolida. Aga ma näen, et siin on mingid käärid. Et tasakaalu seadused aga nad tunnevad ennast hoolivana. Nii, lihtsalt võib-olla nad tahavad midagi tasakaalu panuseks pakkuda. Kuidas hamburid näevad sõnne? Hamburid näevad sõnne kui kedagi, kes säästavad, on keskendunud rohkem oma kodule ja näevad võib-olla raha osas uut vaatenurka. Et keskenduvad niisugusele hästi kodu meeleolus on. Kuidas hamburid näevad kaksikuid 2026 aastal? Nad näevad kaksikuid karikate 9 ülemkohus ja karikate kuninganna. Nad näevad tegelikult kaksikuid väga ennast nautivana ja näevad, et nad on samamoodi kõrgemalt poolt kaitstud ja just ennast nautivana. Nad näevad, et nad teevad, mida nad armastavad, naudivad head toitu, head jooki ja häid hingelisi emotsionaalseid elamusi ja kogemusi. Ja nad näevad, et elu hoiab neid väga. Elu hoiab ja kaitseb neid. Nad näevad, et kaksikud on elevated. Just nagu nemad ise on ka. Nad usaldavad kaksikuid ja huvitav dünaamika on, et nad õpivad midagi kaksikutelt. Kuidas kaksikud kriisiolukorras jäävad oma emotsionaalsesse küpsusesse, ennast väärtustavaks, isegi kui keegi nendega ei ole nagu kenasti käitunud, õiglaselt käitunud, aga ühtlasi nad väljendavad emotsionaalselt küpselt, et see oli vale käitumine. Nad imetlevad seda, et kaksikud ei lähe rivist välja ega draamadega kaasa. Ühesõnaga ma näen, et hamburid on inspireeritud kaksikutest, aga huvitav, mina olen kaksikud ja mina inspireerun nendest ka. Et see on vastastikune, jah. See on nagu huvitav siin, et ma tajun, et siin on kaksikutel ja hamburitel. Nad ka sobivad tegelikult päikesemärkide suhtes. Nii, ja vähid. Kuidas hamburid näevad vähke? Emotsionaalselt küpsena, üksinda ja nad näevad mõtisklevana. Nad näevad vähkesid emotsionaalselt küpsena, aga endamisi mõtisklevana. Nad näevad samamoodi väga enda emotsionaalselt intelligentse inimesena, küpse inimesena, edasi viiva inimesena, aga nad protsessivad midagi just nagu hamburidki, et neil on mingi leinaprotsess enda sees, mis on vajalik ja väärtuslik, et siis kui on vaja edasi minna, siis see edasi minemine on päris järsk ja intensiivne. Kuidas hamburid näevad lõvisid? Näevad, et lõvid samamoodi tegelevad oma manifesteerimisega ja on samamoodi emotsionaalses heaolus. Ma näen ühte asja, et hamburid on väga vee-elemendis, ta näevad teistes inimestes vee-elemente, teisite inimestes tuleb esile vee-element, temas endas on vee-element. Mingi huvitav dünaamika, ta on tegelikult ju tule-element. Aga lõvisid nad näevad manifesteerivana, midagi pühendunud manifesteerivana ja
ja tahavad kinkida, jagada nendega. Kuidas hamburid näevad neitsisid? Hamburid näevad neitsisid, et neitsid reisivad. Nad on õppinud midagi armastuse kohta ja valivad reisida kuhugi. Või siis neitsid leiavad reisil olles armastuse. Neitsid on leidnud mingi usalduse enda sees ja usalduse ja julgusega reisida. Nad näevad neitsisid kui keegi, kes otsib paarisuhet, püsisuhet. Kuidas hamburid näevad kaalusid? Mis see tähendab? Hamburid näevad kaalusid kui keegi, kes on olnud särav, aga ta läheb sealt ära. Keegi, kes on olnud avalikult särav, aga ta läheb sealt ära sellepärast ja läheb kaitsesse, sellepärast, et ta kukkus sisemise lapse töösse. Siin on küllusteadvus, puudusteadvuse mingi dünaamikat teema. Kuidas hambur näeb skorpioneid? Hambur näeb skorpioneid kui karikate 2, kaarik ja karikate paas. Hambur näeb kõikides karikaid väga, et ta on ise arvatavasti ka sellises pehmemas meeleolus, sellepärast ta näeb ka teistes seda. Hamburid ta näeb, et hamburid otsivad ka suhetes tasakaalu ja on edasi minevad. Võib-olla isegi hamburid on liikunud, nad ei ole mitte hamburid näevad skorpioneid kui sellisena 2026 aastal, kes ei keskendu armastusele, kes tahaks armastust, aga liigub hetkel edasi, et leida tasakaalu endas. Ja nad näevad skorpioneid kui kedagi, kes tahab, on giving, nagu emotsionaalselt elamusi pakkuv, aga skorpionid otsivad tasakaalu. Suhetest on liikunud enesearengu, tasakaalu, alkeemia suunas enda sees. Kuidas hamburid näevad hambureid? Väga manifesteerivana, omas väes. Nad on omas elemendis ikkagi ka. Tuli ja vesi on neil vaheldumisi ikkagi. Ma ütlesin, et puhastustöö, edasiliikumine, see ongi, edasiliikumine on jõud, on ju. Vesi puhastustöö ja siis edasiliikumine omas elemendis. Hästi selline. Kuidas hamburid näevad kaljukitse? Võimu võitlevad. Nad näevad kaljukitsesid, kes võimu võideldes saab nii-öelda kõrvetada, on hirmul, ärevil, aga siis alustab uuel lehelt. Ja nad näevad töökana. Nad näevad kaljukitsesid, et nad justkui nagu võimu võitlevad ja saavad sellest ise ka kõrvetada nii-öelda ja pigem keskenduvad siis tööle. Kuidas hamburid näevad veevalajaid? Läbi hirmu, nad näevad nagu natuke teismelise energias ehk läbi hirmu loovana, sõnakad, et nad käituvad ja räägivad läbi hirmu, liiga rutakalt ja nii edasi, mis on lahendus. Ja neil ei ole andmine, saamine, vastuvõtmine tasakaalus. Kuidas hamburid näevad kalasid? Tugevana, aga samamoodi võimu võitlevana. Pahelisena. Nad näevad, et kalad on oma varjus. Et nad on küll tugevad, aga nad võimu võitlevad läbi oma varjude. Valedel tingimustel. Ja saavad ise. Mida veel hambur näeb, et nii kui keegi hakkab kaost või võimu võitlust tegema, ta märkab seda, et inimesed väljaspool saavad ise haiget sellest. Nii kui nad lähevad kaosega kaasa, hambur märkab, et kõik saavad
oma osa, nii et sellepärast on ka ta väga tõmmanud tagasi ise. Ta on mõistnud seda ja loob üldse oma elu. Ma tunnen ka, et ta on väga keisri energias, aga mitte number 1 keisri energias, vaid 4. Ta loob midagi. Ta manifesteerib ja nii edasi. Nii, siis vaatamegi, panen need kõik. Nii, ja vaatame minu kaartidega, kuidas siis, ma panen 31.00. Vaatame minu kaartidega erinevaid majasid ehk eluvaldkondi ka amburitele. Ja amburid on maailma avastajad. Ja ma näen, et kuigi ütleb siin maailma avastajad, siis tegelikult ma ei näe väga palju reisimist. Ma näen, et nad avastavad maailma seekord inimeste näol. Nad avastavad inimesi. Inimeste sisedünaamikaid, nad vaatlevad inimesi. Nad vaatavad neid uuest nurgast. Nad on selles mõttes avastajad, maailma avastajad sellel aastal. Vaatame, kuidas ambur näib maailmale. Esimene maja, self-identiteet. Milline on tema identiteet? Ta näib ja tunneb ja tema põhifookus on selline välismaailmale. On kvaliteetaeg, elamused, olemine ja nauding. Ja ta on seikluslik, elab. Ja ta interaktib teiste inimestega, siin tuleb ka sõprus, tuleb päris palju välja. Aga ta ühtlasi ka õpib ja kogeb läbi nende enda kohta midagi. Kuidas amburil on teine maja ehk ressursid ja väärtused? Shine on. Ta tunneb enda väärtust. Põhifookus on, ta on enda väärtusega, enesega väga heas kontaktis ja siin ei olegi, ma ei tunnegi, et ta oleks nagu liiga rahale orienteerutud. Ja ta tunneb ta südame tervendus ja terveneb ja selle tõttu ta tunneb ennast väärtuslikumana. Ehk ta rohkem eneseväärtus on 2026 aastal, et ta teab oma väärtust ja ta särab ja ta jagab seda teistega ja midagi sellist. Nii, kuidas amburitel on suhtlus, segadus, mis mõttes? Segadus võib tekkida suhtluses töös. Ütleb, et teenin super hästi, tehes, mis mulle meeldib. Ikkagi sa ei vastanud mulle, mis segadus see on. Töö juures tuleb töö juures tuleb suhtluse osas mingi segadus. Mis segadus see on? Ja ma ei saaks öelda, et sa ei kuula, sa kuulad küll. Ja sa oled julge suhtleja. Aga see segadus tekib sinus, et nüüd tuleb taipamine. Segadus tuleb sealt, segadus tuleb siis amburitel sealt, et ta küll kuulab ja on julge suhtleja. Aga nagu ma ennem tõin ka vihje, et ta avastab midagi enda kohta läbi teiste inimeste. Ja mõnikord, kui seda infot on väga palju ja väga sügavuti, millele ta on avatud, siis ta on natukene segaduses, et kuidas see siis minuga seostub. Et mis see täpsemalt tähendab. Et selline mingi segadus võib tekkida. Et ta tahab teada, mis rolli see tema jaoks mängib. Ja mõnikord on see võib-olla sügavam põhjus. Kui sa ei tea, tule minu kaardi lugemisele. Saab täpsustavalt, mina saan kaine pilguga erapooletult vaadata, mis teema see on siis see segadus, kui mingisse punkti jääd takerduma. Kontakt on siin all. Ja 4. maja, kodu ja pere.
Iga hommik ärkan küllust tundega õnnistatult, mis siis, kui ma iga päev oma elu tähistaksin. Pean endast lugu sellisena, nagu olen. Justkui nagu sa tahaksid refreshi oma kodu ja pere osas. Ja oled rohkem sissepoole tõmbunud. Kodu ja pere konstellatsioon. Ja siin on mingi segadus sinu enda sees. Pere konstellatsioon on pere ja kodu koha peal. Huvitav, nii 10 tuli kohe, nii täpselt vastus. Wow. 4. maja, kodu ja pere konstellatsioon. Okei, siis vaadake, palju kaarte mul on siin ja tuli nii. See tähendab, mingi segadus siin on, mingi varjatud muster suguvõsast võib siin olla, mida sa aru ei saa. Aga tahaksid. Ja teised inimesed sulle peegeldavad seda. Ja sa mõtled, et mis asi see, ma ei saa aru. See perekonstellatsioon või siis minu vastuvõtule tulek ühisväljaga töö või kanaldus või kaarditöö, vestlusteraapia aitab sul leida lahendusi selles vallas. Rõõm ja mäng, karma, mis see tähendab? Eesmärgid, sisemine perekond. Rõõm ja mäng, karma, eesmärgid, sisemine perekond. Okei, mingi puhastustöö on sul vaja teha sisemise perekonnaga seoses. Et edasi liikuda paremini. Sest sa oled mingi karmamustris kinni, nagu ma enne ütlesin, kaassõltuvussuhted ma tõin siin välja, et ongi vaja lahti lasta ja edasi liikuda. 6. maja, töö ja rutiin, taimetarkus. Ja siin tuleb ka töö ja rutiinis, et mis on raha minu jaoks tegelikult. Ja ma näen, et raha ei ole 2021 aastal hamburitele kõige tähtsam. Kõige tähtsam on nende sisemine ressurss. Seda on näha. Ja nad tahavad võtta natukene kergemalt ja rohkem naisenergias oma seda pehmemalt, kergemalt kui varem. Nii, armastus ja suhted. Ütleb kaksikleegi luulekogu. Armastus ja suhted, kaksikleegi luulekogu. Mis see siis täpsemalt tähendab, kas on oodata kaksikleeki või... No siin sama koha peal näitas, et on lahkumine kaksikleegist. Ütleb Silva meetod. Aitab tervendada Silva meetod. See on siis kontakt ka teispoolsusega. Ja samamoodi rahumeelsele lahendusele. 8. maja, transformatsioon ja müsteri. Ühesõnaga, ma näen, et töö ja raha, et tahetakse rohkem nagu tööd kergemini võtta, mitte nii tõsiselt nagu võib-olla varem. Tahetakse rohkem manifesteerida, et kõik nagu kergem oleks edaspidi. Ja transformatsioon on ka selles raha osas, et rahale pannakse või nähakse raha hoopis teisest väärtusest või vaatenurgast. Raha ei nähta ainult kui vahendit, vaid raha nähakse ka kui elujõu, kui energiat. Energia peegeldus paralleelselt, ja? Kui teadvust, teadlikkust, loomingut. Transformatsioon on see, et astutakse väga palju manifesteerimise energiasse, tahetakse natukene kergemini, mitte rassides. 9. maja, õppimine ja usk. Õppimine ja usk. Õppimine ja usk ütleb alandamine ja aeg akusid laadida iseendal. Mis asja? Enesearengu tee. Ja, hamburid on enesearengu teel. Vaatan, mis siin on. Reetmine, alandamine, kas see võib olla seotud selle suhtega, mis on lahkuminek? Aeg laadida akusid iseendal. Et iseseisvusesse astutakse, ja? Huvitav. See alandamine, see tuleb ka seal segadus töö juures. Tähendab, sul on suguvõsas mingi muster, kedagi alandati või keegi alandas.
ja kuna keegi ei ole selle teemaga tegelenud, siis see on kandunud sulle ja sinu järeltulevatele põlvedele, aga sa võtad ette enesearengu tee, laed akkusid endal, siis tähendab seda, et sina oled see, kes muudab selle mustri. Sina oled see mustrimurdja. 10. maja, karjäär ja edu. 1, 2, 3 tuli. Üldiselt oled sa... Võt siin tuleb tule ja vee elemendi. Su edu tuleb sellest, kui sa kombineerid tule ja vee elemendi. Võib-olla sa varem oled olnud väga tule elemendis, aga sa edu saavutad sa siis, kui sa ka emotsionaalset väärtust lisad sinna. Ja ma näen, et sa tegelikult 2026 aastal teed seda. Midagi on loksunud sinu osas paika. 11. maja sinu on community ja tehnoloogia, maaelemendid. Läbimurre hirmust. Läbimurre hirmust maaelementidega. Ravi terveks oma hingehaavad valu väeks. Kas sul on suguvõsas keegi maaelement olnud, kes on sind hirmutanud? Ja kes on su töö juures tekitavad sinul segadust sellega seoses? Sõnn, kaljukits, neitsi. Ühesõnaga 2026 aastal sul on läbimurre hirmust ja soovitus on ravida terveks oma hingehaavad. Perekonstellatsioon, siin on keegi on alandanud, hirmutanud, keegi maaelement, sõnn, kaljukits, neitsi, aga sul on läbimurre sellest. Ja see, mis on sul päritolu perekonnas olnud, kukkusid kaardid, see on tõde, mis on praegu. Ja see, mis sul päritolu perekonnas on olnud, see on kandunud sinu community'sse, sinu töösse, sinu lähisuhetesse, mitte lähedastega, vaid ühisväljas, kollektiivis. Aga sa läbimurre on sellest, mis on tore. Ja sa muudad oma valu väeks. Ja sa taipad midagi. Ma arvan, et nüüd kui ma olen seda nii palju siin mämmutanud, seda pere asja, toonud märksõnu nagu alandamine, hirmutamine, siis ma arvan, et sa saad aru, mis muster siin peres juba on. Ja juba see teadlikkus vabastab läbimurre hirmust. See juba aitab kaasa. Spirituaalsus, 12. maja spirituaalsus ja aart. Tähendab, sul on alateadvusega, sul on hea läheneda ja ma näen, et sa teed ka seda, sest ma nägin juba enne, kui ma kaarte üldse hakkasin tõmbama kanaldusena, enne seda videot isegi, sa oled häälestanud ennast alandlikkusele selles mõttes, et sa lähened asjadele emotsionaalselt või hingeliselt ja see on sulle kasulik. Niimoodi sa pehmemalt sa liigud ja tahad mõista nii-öelda, tahad tervendada, sul on nagu rahumeelselt tahad vaadata midagi. Et luua emotsionaalselt heaolu eelkõige iseendale, ma näen. Eelkõige iseendale, aga see muidugi ka järeltulevatele põlvedele kandub üle. Ja sa oled hästi nagu hingeline. Meie algolemus ongi alati puhas rõõm. Kui tahan muuta välist, alustan endast. Sa lähed sügavamaks ja teed puhastustööd. Ma ei teagi, mis on sind spirituaalselt niimoodi äratanud, kas midagi juhtus, et sa nii suurelt seda ette võtad, nii teistmoodi seda ette võtad, aga ma imetlen seda ja tubli töö. Oled õiges suunas. Mul on hea meel. See kõik tuleb sulle endale kasuks. Sest väline hakkab ka peegeldama varem või hiljem seda. Vaatame järgneva. Vaatame järgneva 12 aasta
mõju. Et kui sa nüüd oled sellel teel, et kuidas siis näita. Ja järgne 12 aasta mõju on see, et sa päris käärid käised üles ja sa oled proaktiivne mingi teema lahendamisel. Aga sa oled seda rahumeelselt ja omas tempos ja sa liigud lihtsalt mingi asja parandamise suunas. Mul tuleb südamesse niisugune nagu ongi nagu üleminek. Nagu see on su südame asi, ma tunnen. See on su südame asi millegi pärast. Ja kui ma ütlen seda südame asi, siis ma näen kaksikuid. Miks? Ei oska öelda. See on su südame asi. Õigel teel oled. 2026 aastal. No ma ütlengi, et siin ütleb 2026 aastal sa tegelikult oled juba selle sees. Sa oled juba enda meisterlikkust rakendanud juba praegu ja ma näen, et sa oled juba sellel lainel. Et sinu 2026 aasta põhienergeetika, see on juba sinule, nagu kuidas öelda, sa oled juba selle lainel. 2027. Ikkagi tuleb reisimist, 2027 avastamist, reisimist, siin on maailma avastaja. Et hamburid on maailma avastajad niikuinii, nii et see ei ole uudis, aga reisimist tuleb ja see võib olla ka, et uued perspektiivid läbi selle tulevad ja sa näed märke ja sa lähed tundmatusse. Sa oled julgelt, pealehakkavalt omas väes tundmatusse ja siin võib isegi olla, et sa üksinda seda teed. 2028. Sisemise lapse töö, meditatsioon, jooga, wellness, puhkus, enesesse vaatamine jälle, sügav hingamine, enda keskmes olemine. 2029 on väga suur tervenduse aasta. Tulevad smaragd, tervendusküllus, inimlikkus, seksuaalsus, haruldus, rahu, hinge tasakaal, free flowing love, mature love. Võib ka olla nii, et sa leiad oma elu armastuse. Kas iseenda sees leiad hinnali? Mul tundub, et sa juba tead, aga võib olla, et sa leiad oma südame armastuse, kus on küpse, südamekeskse armastuse 2029. 2030 on beebiuudist või uued projektid. Kas beebiuudiseid või täiesti uued projektid, uued algused. Uus faas elus või beebi, midagi siin on. Väga võimas arenguprotsess läheb käima. 2031 on esinemised või kontserdid või koostöö, on juhtimine ja siin võib olla ka mingi projekt läheb käima 2030, sellepärast et siin läheb edasi näitab, et tiimitöö ja nii. 2032 sa oled natukene segaduses jälle. Jälle tahad liikuda enda sisse, et mõista midagi. Mingi probleem vajab lahendamist. 2033. Sa tunned ennast hoituna, elu poolt, õnnistatuna, hoituna. Näed suurt pilti. Ma arvan, et 2032 sa otsid mingit suurt pilti, mingit segadust ja sa leiad seda 2033. 2034 võid jälle reisida. Siin võib olla ka kuuma õhu pallidega. Tasakaal, uplifting. Midagi sa mõistad läbi elu.
tagasiside läbi endasse vaatamise ja see tekitab sulle taaskord taassünni või ülestõusmisprotsessi. Ja ma leian, et see on seesama muster, mis on perekonnas. Hirmutamine, alandamine, mingi teema siin on ja sa vabaned sellest. See ei ole sinu muster, see on nagu sulle peale pandud, see on nagu keegi ei ole seda mustrit lahendanud ja see on jõudnud sinuni ja sina pead olema sunnitud seda lahendama, et see edasi ei kanduks. Väga selline muster on siin, jah. 2035 on mingi optical illusion, ole ettevaatlik, ära ole liiga usaldav. Siin võib olla ja ma ütlengi, et keegi projitseerib sulle sellepärast midagi, mis ei kuulu sulle, sellepärast, et sinu suguvõsas, sellepärast on su segadus tekkinud. See on ka järgnevatel aastatel aeg-ajalt tuleb esile ja see ongi viiruline protsess. Aga keegi projitseerib sulle sellepärast, et sinu suguvõsas on midagi olnud, mis ei puutu üldse sinusse, see ei ole isegi sinu muster, nii et seda on vaja puhastada regulaarselt. See on tähtis. Et tea siis ka, et kui väljas seda tehakse, siis see on lihtsalt nii, et 2 süsteemi on saanud kokku. Ühel on see olnud ja sinu süsteemis on see olnud ja nad projitseerivad. See, kes esimesena siis projitseerib, see näitab, et ta tahab seda sinuga protsessida läbi, aga see on piiride rikkumine, kui ta ei ole selleks nõu andnud. Et vaata, perekonstellatsioonis antakse nõu, et okei, ma tulen asendajaks, aga päris elus tuleb kehtestada piire selles osas, et mulle tundub, et sa oled kandnud kellegi teise mustrit, mis ei ole üldsegi sinu oma. Tagasta see. Sa midagi parandad 2036, jälle sul on vaja nagu järjepidevalt sellega tööd teha. Sest miks sulle tundub nii, et aga miks mina? Sellepärast, et sa oled valgustöötaja. Sellepärast. Et valgustöötajad ei ole tilulilu kepslevad, õnnelikud ja rõõmsad kogu aeg, vaid need on välja valitud tegema tasakaalu tööd, juurima välja need kurja juured suguvõsas, olema see mustrite murdja. Need on valgustöötajad. Valgustöö on väga suur ja põhjalik ja selline töö, aga ühtlasi ka, kui sa sellega tegeled, siis universum premeerib sind. See ei ole tühi töö. 2037. Jälle sa nagu lähed edasi, nagu ma ütlengi, et vaata siin hamburitel on see vibu, ei tea, kas siin näeb, vibu ja slingshot 2037, uued algused, kõik varasemad kogemused, sa võtad 2 sammu tagasi ja lähed edasi, kas reisid või lood projekte, kasutad saadud kogemusi targasti, konstruktiivselt ja kuidas öelda, kogemuslikult. Jagad seda teistega edasi, et ka teised saaksid juba eos teada. Oled julge ja edasiliikuv ja lood uusi süsteeme, lood muutusi. Sina oled valgustöötaja, sa oled see muutus siin elus. Teadlikult, tahtlikult. Väga tähtis on see, et sa kuhugi leina kinni ei jääks, vaid aina liiguksid edasi. See on üks põhiasi. Sest see on väga suur koormus sulle, vastutus olnud sulle ja mõnikord sa oled võib-olla kinni jäänud. Aga kui sa otsustad siin ja praegu, et ei, ma lähen edasi, ma ei jää siia, siis see nagu väga, siis elu kaitseb sind samamoodi. Elu kaitseb sind ja see toob sulle ka õnnistusi ja rõõme, nagu me siin näeme. Väga palju rõõmu toob tasakaaluks ka tehtud töö eest, et sa kinni ei jäänud. Sest see on nii sulle kui ka järeltulevatele põlvedele kasulik. Lisan ka laulud siia alla, saad neid vaadata. Ja selline oli siis Hamburi 2026 aasta.
väga huvitav, väga tubli ja meil ongi nüüd jäänud 2. See on siis vähk ja jäär. Ole hoitud, ole kaitstud ja oota, las ma vaatan, kas siin ma ütlesin sümptomina, ma ütlesin, et leinast välja tulek, kindel otsus edasi liikuda, noole laskmine õiges suunas, ma nüüd võtan ja teen ja lähen ja julge peale hakkamine, aga emotsionaalsest heaolu punktist, spirituaalne ärkamine, jah, siin tuleb palju spirituaalseid ärkamisi ka veel järgnevatel aastatel, aga nad tulevad juba pehmena ja ma näen, see 2026 aasta tuleb ka juba pehmem spirituaalne ärkamine, sest see ei ole sulle uudis, sa oled varem sellega kokku puutunud. Tea siis, et see segadus tuleb siin, perekonstellatsioon või ühisväljatöö aitab sul seda lahendada. Et sul oleks töös kergem, lähisuhetes kergem ja sinu enda sees kergem. Et sa magnetiseerid aina vähem selliseid inimesi, kes projetseerivad sulle sama asja, nagu nende suguvõsas on. Sest sinu suguvõsas oli. Aga see on peidetud kujul. Mis sest, et see ei puutu sinusse otseselt ja sina ei ole seda loonud, aga see on nagu, kuidas see süsteem toimib, et valgust heita sinna. Sina oled see välja valitu, kes selle siis nii-öelda ära lõpetab, tagastab, puhastab. Ja ära võitle ka selle välisega, vaid saa aru, et see on peegeldus, et minu süsteemis oli midagi. Väga vastutustundlik oled sellel aastal tegelikult. Väga proud of you. Sest vaata, hamburid on tavaliselt sellised seiklejad. Nad ei võta liiga tõsiselt elu. Aga ma näen, et sellel aastal nagu midagi muutub selles osas, et sa võtad tõsiselt vastutustundlikult. Sa oled läbinud mingi leinaprotsessi, mingi muutuse perioodi ja sa oled valmis edasi liikuma. Ja see on tore. Mul on hea meel su üle. Aga hästi, kui see kõnetas sind, kui see läks sulle korda, siis tore ja anna teada like'iga ja kohtumiseni.